ma lugesin Google'i arvustusi haiglate kohta. Polnud aimugi, et Google'i arvustused on haiglatel, aga lugesin ja olid head. Ülilahe oli lugeda ka, kõik südant soojendavad lood, vaata keegi kirjutab mingi, et doktor Juhansoo diagnoosis minul õigeaegselt vähi tänu talle on elus või et ortopeed doktor Maasing opereeris mu põlve, nüüd saan jälle jalgpalli mängida, mis on mu elu unistus, on ju ülipositiivne. Mu lemmikarvustus oli mingi Raplamaa Kirsika, kes lihtsalt kirjutas, et abordiarst Jelena Smirnova on nagu äärmiselt delikaatne ja professionaalne inimene. Ja siis pani Kirsiks tordil selle, et tema juurde tulen kindlasti tagasi. Nagu, et kurat, äkki kõrgemad eesmärgid või? Ei mõtle, roolijoodik lastakse hommikul Kainerist välja, nagu kuule, tšau, ära enam pahandust tee, ta on, davai, homme näeme. Ja kirjutasin selle nalja ka mingi paar aastat tagasi, vaata. Tegelikult ei olnud vaata sellist arvustust, aga mis mõtlesin, et vaata, ma näen võimalust nalja teha, ma mõtlesin, et ma teen selle nalja, et see on nii absurdne olukord, et keegi ei usu, et nagu päriselt keegi on sellise asja kirjutanud. Ja nagu, ma mõtlesingi, et kõik kuulevad, et milline koomus, kus ta ikka genereerib, on ju. Aga ma ei eeldanud, et paar aastat hiljem mingi valitsuses tulevad mingid tüübid, vaata, kes ongi nagu, päriselt. Niimoodi ongi. Need biffid ju niimoodi teevadki. Ja hommikul üks latte, siis üks Aperol Spritz, üks abort, siis Veenusesse. Järgmine päev jälle abort, jälle Aperol Spritz. Nagu, ma olen suht kindel, vaata, et igaüheks abort on nagu üliviimane valik. See on raske otsus, keegi ei tee pulli pärast aborti, on ju. Ja ma ei saa aru, miks me valitsus arvas, et see on hea nagu idee seda keelata. Ja teiseks, nagu, me ei saa tegelikult seda ära ka keelata, sest mõtleme, kus me elame. Euroopa Liit. Maailm on valla. Me ei ole enam kodumaisel turul. Me mängime üle maailmselt. On ju? Mõtle, piirid on lahti. Näiteks, tuli idee. Äkki teeme abordi kallimaks. Äkki siis teevad vähem. Okei. Aga mäletate, kui me mõnda aega tagasi tegime ühe teise asja kallimaks. Mis ka eestlastele väga meeldib. Kas me tegime vähem? Ei, me läksime Lätti. Mis me nüüd teeme? On ju, maksuraha andsime Lätile, nüüd anname looted ka või? Nagu. Kus kurat see lõpeb? Kus see lõpeb? Või näiteks selline idee, keelustame üldse abordi ära, on ju? Jälle Läti on meist juba ees. Riia linnas ma lugesin. Kuskil maja seinal on üks luuk, et kui sul on laps, keda sa ei suuda üles kasvatada, sa lähed sinna, luuk lahti, laps sisse, luuk kinni, lähed eluga edasi. Ja siis... ma ei tea, laps läheb läbi mingi toru, mingi maskis laulja saates. Nad alati lähevad mingi läbi toru, vaata mingi. Ja nüüd Tina Turner, wow. Või ma eeldan, et seal on ämmaemandad ja siis lapse eest hoolitsetakse, on ju. Aga ütleme nüüd, Lätis on see võimalus olemas, on ju. Ja me keelustame Eestis abordid ära. Ütle, et Facebookis ei tule mingi vend, tited Lätti. 50 000 interested mingi sõidavad lihtsalt autokolonniga, ega nad meid takistada ei saa, on ju, sõidavad piiri poole ja mis me teeme, paneme piiri kinni või? Jälle, pole probleemi, sõidad piirini, näed kaugel, on see luuk lahti ja siis 1000 naised lihtsalt, neil on titt käes, lähevad, okei. Vaatavad, sopsu, jess, lähme hollikasse. Ja ma tean, et see on karm, on ju. Ma tean, et see on väga karm idee, on ju. Okei, ma tean, et see on karm. Aga kui ETV kannaks üle, ütle, et ei vaataks. Käsi südame, ütle, mina kunagi ei vaataks. Ja, mida sa veel vaatad? Eesti jalgpalli või? 90 minti mängu 0-0 Viik Fääri saartega. Või Rapla Kirsikat 16 titte minutis lihtsalt. Ülihea mäng, Läti väravavahid püüavad seal nagu 5 varba geneetika ja tooge siia. Ma tean, et see on karm, on ju, Ega mina seda luuki välja ei mõelnud. Ma ise lugesin ka Delfist, ma olin ka šokeeritud, on ju. Ja mingi 500 kommentaari muidugi, kõik mingid inimesed, täiesti kettas, mingi, issand jumal, kuhu maailm jõudnud on, milline ema teeks oma lapsele sellist asja, mina siin maailmas enam elada ei taha, see on ju puht vastik, see on rõve, see on ju rõlge. Üks kommentaar oli,
ei tea, kas see luugil nagu vanusepiirang ka on või? Vot see on õige ema, vaata. Tema teab, mis tunne on lapsi kasvatada, vaata, tead, kui sul on mingi 13-aastane naga mingi nokametsiga. Käi vittu, ema, ma vihkan sind. Sa oled nagu, vihkad vä? Vihkad mind, jah? Aga lähme Lätti vä? Paned tüübi autosse, sõidad kurat Riiga, surud 13-aastase tüübi luugist sisse lihtsalt, luuk kinni, bagass alkot täis. Enne tagasi sõitu postitad veel Riia Tallinn gruppi, et hei, keegi küüti tahab, mul koht vabanes auto.